minu meelest see on väga tänase episoodi puhul hästi äge on see kontrast minu ja Laura soengu ja siis Ingli perfektse Bobby juures. Aga millal see ei ole perfekt? No see on mingisugune vist jutu teema jah, millest ma kogu aeg räägin inimestega. Aga ma just rääkisin oma sõpradega sellel teemal ja siis mu üks sõber ütles ka, et Ingel näeb väga palju vaeva selle nimel, et kõik asjad nagu, ma ei tea, kas on mingisugune veider kiiks, aga ma tõesti pingutan oma teie sõnul siis perfektse Bobby. See on objektiivne. Kaua sul aega võtab selle tegemisega? See ei ole isegi nagu, ma arvan, et see on mul juba nagu nii käpas, et see tuleb nagu loomulikult, et pigem on niimoodi, et käid mingitel shootidel ja mingisugustel üritustel ja siis kui näiteks keegi teine teeb no, siis on pekkis, sonksi, siis see ei ole kunagi nagu vahel tehakse nagu mega ilusti. Aga mul on vist loomulikult nagu hästi peadligi juuksed. Vot seda ma tahtsingi küsida, et juuksed, need näevad välja nagu need sa ärkadki niimoodi ülesse. Ja, sa magad ja sul sa ärkad puu. Üks päev, ma ei tea, kutsun teid hommiku kohvile, siis te näete, millest need. See on veits. Palun. Ja vabalt. Aga nagu ütles meil alati keemiaõpetaja koolis, et aga mitte sellest ei tahtnud ma teile rääkida. Ja mitte juukse podcasti ei tee me siin täna. Vaid, kusjuures kui see episood läheb üles, siis on mingi paari päeva pärast ka lõpuks ametlikult suvi saabumas. Kas teadsite? Mina teadsin küll. Mina ootan juba pikemat aega. Sama. Aga sellega ei lähe üldse kokku see, et täna on õues reaalne Halloweeni ilm. Õues on see ilm, et ma lähen tekikese sisse, ma võtan kakao kätte, ma panen need fairy lightsid. Isegi mu koer ei tahtnud täna hommikul välja minna. Ja see ütleb nii mõndagi. Sa tead, et on halb ilm, kui koer ei tule isegi sinuga õue. Sa vaatab sa otsa niimoodi, miks sa viid mind sinna? Aga kui praegu seda suvevaibi üritada meil siin väga cozy stuudios tekitada, kui see osa läheb üles, ongi inimestel mingi lõpetamised. Vaat see lõpetamiste jaanipäeva vaheline aeg on natuke nagu jõulud ja aastavahetused. Sa oled lihtsalt jaanipäev on üldse minu lemmikpüha Eestis üldse. Tõesti? Nii. Ja mis on plaanid sel aastal? Mul on plaanid täpselt samasugused, nagu on olnud terve minu elu. Välja arvatud üks väike nüanss, aga põhimõtteliselt ma olen terve elu veetnud siis oma jaanipäevad Hiiumaal oma lapsepõlve sõpradega. Wow. Meil on seal üks linnuvaatlustorn, kus me käime iga aasta varajastel hommikutundidel. Kui romantiline. Jah, see on, reaalsuses see tegelikult ei ole nii romantiline, aga ma ei hakka detailiga laskuma. Jah, aga see aasta on seal vahepeal selline olukord, et ma pean vahepeal käima Pühajärvel 23. Mille jälle ma olen väga elevil, aga lihtsalt kuna ma esinen nii hilja, siis ma jõua viimase praami peale ja siis ma olen nüüd orgunninud niimoodi, et ma sõidan 3 tundi peale oma esinemist Pühajärvelt Haapsallu ja siis seal tuleb mul üks kaateri järgi. Oh my god. Ja siis ma sõidan kell 1 öösel kaatriga Hiiumaal, et oma sõpradega jaanipäev vastu. Appi kui äge. Ma olen väga pühendunud. See annab seda vaibi, kui Laura rääkis mingis vanas podcasti osas, et ta jäi oma lennukist maha ja tema esimene mõte oli, kas ma panen endale helikopteri järgi kutsuma. See on see vaib. See käis ka nagu meil arutlusest läbi, et ma mõtlesin, et okei, et ma olen nagu nõus selle laivitasu summas nagu tellima helikopter, aga sai muu lahenduse? Sai muu lahenduse ja see ei olnud ikkagi nii odav. Ma olen ka nagu, ma ei ole selline, kes on mingi, võib-olla siis leian järgmise lennu. Ei, ma otsin nüüd praegu lahenduse. Ja kuigi me just rääkisime sellest kallist käekotist ka, siis võib-olla see oleks veel kallim olnud. Ma pigem võtaks selle käekoti. Oota mu telefon siin. Annab teavitus. Väga professionaalne minust, et tulevad Postimehe teated läbi. Ma tegelikult suve kohta sa juba läksid sujuvalt jaanipäeva teemale ja ma tahtsin küsida teilt mõlemalt, kuna me Lauraga ei olegi väga sellest rääkinud, et mis teil nagu suvised plaanid üldse on või ma arvan, et praegu on nagu popp küsida seda, vaata ma sain eile sugulastega ka kokku põhiteema, mis on suvised plaanid? Nii et kuidas teil on, kas on nagu pigem see, et graafik on juba, vaat ongi 2 tüüpi inimesi, need, kes on mingi iga nädalavahetus on juba täis, kui tahad mind näha, augusti eelviimane reede võib olla. Ma olen see kindlasti, mul mingid esinemisi pole, aga mul on nii palju tööd tekkinud järsku sinna vahele. Sotsiaalne kalender on booked.
see on ülipositiivne. On küll. Öeldakse, et ettevõtjad, et kui sul on kiire, siis nagu tegelikult see tähendab, et läheb hästi. Ja Jüri Butšakov ütles ju viimases kroonikas, et kui meelelahutaja ütleb, et ta puhkab, see tähendab, et tal pole tööd. Tead, kus see mõte tuli? Ma lugesin eile seal seda kroonika ajalehte, mis me saime sealt peolt ja sealt ma olingi mingi Jüri. Reaalselt. See on väga hea mõte, see on nagu, nii on. Aga ei, mul on kõik nädalavahetused mingeid, kas siis pidusi või mingeid ägedaid kontserte ja asju täis. Kuidas sul? Sina esined endal, ma saan aru. Ma ütleks ka, peale seda viimast nädalavahetust ma ostales korraks, mul on nagu paar vaba päeva, siis ma olen täiesti, siis kuulajale ka, me pidime täna podcasti pool tundi edasi lükkama, sest ma ei maganud sisse, mul jaoks on naljakas see, kui sa ütled, et sa magad sisse, aga siis sa ärkad nagu kell 11. See ei ole nagu väga hiline või väga nagu varajane sisse magamine, vaid see lihtsalt, et teised inimesed ei ärka tegelikult kell 11. Mina olen üli nagu sellega sisse magamisega, sest et ma ei maga kunagi sisse kooli ajal ka, ma ärkan äratusega, ma ei maga kunagi sügavalt, aga mingi mõned päevad tagasi ma magasin esimest korda elus sügavalt sisse ja see oli minu teraapiasse, kuhu ma ootasin aega paar kuud ja ma helistan oma terapeudile, ma olen 15 minutit peaks juba seanss käima, ma ütlen, et ta võtab vastu, et oled juba tõkkepudaga. Ei, ma olen voodis. Palun vabandust ja siis ma sain aru, et on okei sisse magada. Ei, tegelikult on okei ja ma ka nagu nõustun sellega, ma ei tea, täna oli lihtsalt see on see ilm. Võib-olla see ka, aga kuidagi oma voodi oli nii pehme ja nii mõnus ja nii soe. Aga me rääkisime üldse nädalavahetustest. Ja suveplaanidest. Ma ei ole nii kaugele vist jõudnud, ma tean oma esinemisi ja neid on tõesti meeletult toredal kombel see suvi nagu väga palju. Aga ma vist mahutan ikkagi mingit puhkust ka sinna vahele, mis on nagu väga tore, et pigem kõik asjad on nädalavahetustel. Aga ma ei tea, mul ei ole seda suvetunnet tulnud, ma ei ole jõudnud sinna suvelainele tegelikult ausalt öeldes. See on ilmataadi süü, keegi pole. Vot, minul nagu nüüd see möödunud nädalavahetus, meil on täna siis teadagi on ju esmaspäev. Möödunud nädalavahetus ma sain esimese varba vette seoses suvevaibiga, sest ma käisin üle reaalselt ikkagi ülipika aja väljas, võib öelda, et varajaste hommikutundideni. Ja minu jaoks see oli vist suvekuulutaja natukene, sest meil paar episoodi tagasi oli juttu sellest, et iga sügis meil tuleb Annaga üks ja sama hullus pähe. Et kui tuleb sügis, siis kuidagi me oleme programmeeritud, et nüüd on kell 5 hommikul ärkamine ja mingid täiesti ebarealistlikud hullud rutiinid. Teiega mingi aeg me nägime kuskil, ma ei mäleta kus ja siis te rääkisite ka, milline teie nagu päevagraafik. Ma ei tea, äkki me nägimegi kuskil jõuksis ja siis te väitsite, et te umbes ärkate kell 4 ja mingi oli küll umbes peaaegu nii. Aga me ka ise rääkisime sellest samast režiimist siin paar osa tagasi, ütleme ikkagi iroonilisel kombel, et see tulebki nagu mingi hullus, mingi tunnel vision tuleb reaalselt, et nüüd et see tuleb selle sügisega, tuleb see tunne korraks, aga siis nagu asjad lähevad jälle tasakaalu. Sest ma tahaksin, mulle ka tegelikult meeldib vara ärgata mingid hommikud, aga viimane kord ma käisin reaalselt selles hommikutelevisioonis. Ja selleks, et ma seal oleks kell 6, oleksin soundis, on ja see tähendab, et ma pean ärkama vähemalt 4:30 nagu insane. Mul on vaja meik teha, mul on vaja pesemas käia, mul on vaja juukst ära pesta, mul on vaja süüa. Poop teha. Ideaalis poop teha. Et mul oli süda paha hommikul, sest mul oli nagu, ma olin nii väsinud. See on juba nii varane, et see on see, ma nagu aju arvab, et on reisile minek. See on see. Suvega mul tuleb alati nagu teist tüüpi see tunnel vision või see süke veidike hullus. Ja see seostub nagu üldse sükse väljas käimise, pidutsemise, sotsiaaleluga ja ma see nädalavahetus sain aru, et mul on mingit uut gameplan'i vaja, et ma olen totaalselt vajunud ära sellesse, ma käitun nagu introvert, mida ma tegelikult ei ole ja minu jaoks iga mingi väljamineki asi nagu, see on siuke ettevõtmine, et mina olen tegelikult minu nagu kõrvalagenda täna siin episoodis on teilt nagu inspiratsioon ja nippe ammutada. Sellepärast, et Maria tuli see nädalavahetus minuga välja. Me käisime ma ei taha öelda klubis, aga me käisime väljas
ja siis mingi hetk ma nagu avastasin, et Maria tegelikult peidab ennast. Sest et oli hea muusika. Ja sa olid mingi hetk tellime shotte, Laura, ja me tegime hot shotte mingi 3 tükki Mariaga. Ja ma olin mingi, kus sa olnud oled? Tal oli nii lõbus. Ja siis ta võttis mingi seeliku ära ja nagu tal ikka... See oli crazy. Okei. No vot, ja keegi ei tea, et see ära kõlab nagu ma oleks pall ja peega seal frätil olnud. See ei olnud nii. Mul oli nagu, tead neid nagu öökleite. Ja see ülevalt nad on hästi ilusad pitsilised. Mul oli nagu see oli all ja seelik oli peal. Ja siis üks hetk ma mõtlesin, et oleks jube äge mõte nagu see seelik ära võtta, olla ainult öökleidiga. Ja siis selles hetkes see oligi korra äge, kuni me tegime pildi ja siis see polnud enam nii äge. Siis ma vaikselt tõmbasin oma seeliku uuesti selga. Olin nagu, Ma olen tegelikult nõus. Ma ka vahepeal harva leian endast selle tuju, et seelik ära võtta. Harva, aga ma lihtsalt, mul on nagu raske ennast vist nagu välja lülitada ja nagu chillida. Pärast laivi sa mõtled siis või? Jah. Ma just tahtsin küsida, kuidas nagu teil töötab, kui te olete laivi ära, kindlasti oleneb mis kell on ju, et kas on varasem või hilisem. Aga Adrekas on nii vähemalt mingi 4 tundi. Ja see ongi vaata, ma enne Eesti Laulu näiteks ma nautisin seda, et ma käisin mega palju trennis, ma toitsin tervislikult ja ma ei tarbinud üldse alkoholi. Ja tegelikult nagu üle aastate ma tundsin, et mul oli 0 ärevust ja ma olin kuidagi nii värske, nii selge ja see oli meeletult tore kogemus, aga siis sul on üks live, ma ei mäletagi äkki, meil oli T3-s ja siis sa lähed peale seda laivi koju ja siis sellest vaatad lage ja mõtled, et sa ei saa kuidagi ennast nagu et see on vist see mingi paradoks muusikute elust, et sa ei suuda ennast kuidagi nagu, et sa saad nii suure mingisuguse laengu sellest, et sa tegelikult vahetad energiaid enda kuulajatega. Miks minul on nagu sama kogemus, aga ma ei vaheta kellegagi energiat, nagu mu energiavahetus käib ise endaga, aga kui ma tulen koju, ongi, isegi kui see ei ole nagu nii mingi sündmuste rohke õhtu, siis sealt nagu välja astuda, ma räägin, ma taastun sellest mingi järgmised 3 tööpäeva. Aga ma saan aru, et kui sa midagi nagu tihti ei tee ja siis sa korraks nagu šokeerid natuke oma süsteemi, et siis see nagu käibki nii. Ja mul lihtsalt, ma olin pikalt, ma olen siin podcastis ka oma mingi karskluse teekonnast rääkinud, kusjuures seal Kroonikapeol me rääkisime Andres Kõpperiga ka karsklusest ja ma siis ütlesin talle mingi siukse lause, et et aga ma juba ammu mingi murtsin oma karsklust või midagi siukest. Mis ma ütlesin? Ei, see, mis tema pärast ütles et karsklusega, et on nagu on, et üks päev olen ja teine päev murran seda jälle. Tema jaoks oli ülinaljakas, et ma kasutasin sõna nagu, et murran karsklust. Aga see on see suhe, mis mul sellega oli, et üks hetk nagu oli jälle, et teeme nagu puhast režiimi, hoiame tervist, on ju, ja järgmine hetk on jälle see, et aga mis elu see on ju. Ma olen ka nagu ma olen ka karsklusest väga paljude inimestega rääkinud. Nagu ütleb Evert Poom, ma olen karsklusest väga huvitatud. Iga kord, kui ma joon, siis põhimõtteliselt iga kord ma mõtlen, et oli seda kõike vaja. Ma väga huvitun karsklusest. Mulle meeldib see teema ja mulle meeldib sel teemal rääkida ka. Me isegi Boibiga rääkisime, meil on üks lemmik DJ ja mida sa meil on üks lemmik karsklane. Ongi, reaalselt. Tegelikult meil on lemmik DJ ja üks produtsent Mall Grab ja siis tema postitas ka veits aega tagasi, et mingi 3 years sober ja siis me nagu, sorry, ma kolistan täiega oma sõnumustega vastuste klaasi. Aga jah. Et rääkisite temaga ka karsklusest läbi selle, et see lemmik DJ oli 3 years. Me nagu arutsime ja siis Poip ütles ka, et mine sa tea. Aga ma räägin ka sellest nagu kogu aeg selles võtmes. Lihtsalt vahepeal on nii lõbus. Jah, ja need lõbusad hetked sa mõtled, et ei. Aga samas ma olen ka nagu, ma pidin ikkagi enne seda Eesti Laulu, seal olid mingi üks 50 juubel, mis oli mega lahe pidu ja mingisugused üritused, kus ma pidin hambad ristis. Ja siis on põhiline jutt alati, mis mul pidudel on, kui ma olen kaine. Ei ole isegi see, et mingi miks sa ei joo, vaid see, mul on nii kahju sinust, et sa pead siin kainena. Ja siis endal on nagu suva tegelt, et mingi hetk oligi peale seda 2 kuud, mul oli nii hea olla, et ma isegi nagu otseselt ei tundnud sellest puudust. Aga siis ikkagi Eesti Laulult tuled lavalt maha ja siis saab kogu saade läbi ja siis lähed Bäkkarisse. Seal Bäkkaris on ainukesed joogid, mis on alles, on toasoojad Saku originaalid ja siis ma breakisin oma 2 kuud kainust
sooja Saku originaali, kes lõpuks läksime kuskile Äftekal on ja ega ma seal Äftekal ka ei jaksanud olla, sest lihtsalt see mingi pinge ja aeg, mis on olnud, on nagu, et kui sa ei ole ammu joonud, siis see ei ole niimoodi, et sa lähed välja ja chillid ja naudid. Aga jah, ma ei tea, see on selline, ma ei oskagi oma seisukohta võtta, kumb ma nagu olla tahaksin. Ei peagi. Mina ka enam ei oska. Mina olen ka mõlemat. Ma tunnen ennast tõesti selgrootu loomana selles kontekstis, sest ilmselgelt meedias kusjuures on ka nüüd, vaata, sa tead, et kui mingist asjast kirjutatakse meedias, siis see on olnud nagu piisavalt kaua kuskil aktuaalne on ja, aga just sellest, kuidas järjest rohkem noori nagu lahutab ennast alkoholist. No siis muidugi räägitakse, et seda tehakse, aga siis tehakse aineid ka, aga no väidetavalt see ainete tegemine on ka olnud langustrendis vist, ma ei tea, see oli. No seda, ma arvan, et see on nagu, kui ma mõtlen näiteks enda, mul on 2 väikest venda on ja üks on juba nagu teismeeas. Ja kui ma mõtlen näiteks enda aega, kui mina olin teismeeas, siis minu arust kõik asjad olid nagu hoopis teistmoodi. Tegelikult me tunneme ka arvatavasti nagu sealt maalt. Ei, okei, me tuttusime. Nüüd, kuidas me tuttusime? Mina mäletan, mis tegelikult enne salvestust ütlesin ka Mariale, et mul meenus siia sõites lugu, kuidas meie tuttusime. Sellepärast ma korraldasin oma gümnaasiumi ajal moeshow'd ja siis meil oli vaja mingit ägedat popstaari sinna ja siis ma olin mingi, et Ann-Marlen ja sa esinesid. Ja pärast seda nüüd iga kord, kui ma kuulan su lugu lõpuks muutub, mul on nostalgia ja see on mu lemmiklugu. Nagu siin on see nagu, sest Te tegite Helenaga seal ju oma koosluguga ja mina mingist selle moeshow klipist nägin nagu seda, kus te koos laulsite ja ma kuulsin teie seda ühislugu esimest korda, ma mäletan, et see läks mul otse playlist. See oli nagu nii ammu, ma olin vist ise nii noor ja roheline, et see oli nagu... Mis ma olin siis? Ma ei olnud rohelust ainultki veel. See 2023 oli minu teada. No paar aastat tagasi siis. See on ainult paar aastat. Aga nagu see tundub nii ammu. Nagu nii palju, et ma olin siis just hakanud, lõpuks muutub oli minu teine eestikeelne singel. Et et ja siis mul oli üldse mingi 6 lugu oli väljas, millest nagu, ma ei tea, enamus olid inglisekeelsed ja siis vist ise ma olin nagu nii. Aga sinuga ma küll arvan, et kas ma ei tahast isegi öelda, kus me tuttusime. Aga kas me ei tuttunud suga seal YouTuberite laivil? Kui me käisime kuskil Tartus või Pärnus või? Mul on sellest ajast paljud mälestused blokeeritud. Või no see oli, YouTuberite laiv oli 10 aastat tagasi. See oli 10 aastat tagasi. Nüüd see oli väga ammu. Räägime teistel teemadel. See oli nii ammu. See ei olnud 10 aastat tagasi. Oli küll 2016 oli esimene YouTube. Aga see ei olnud esimene, vaata, see oli see üks teine, kord, kui 8 aastat siis. See oli väga ammu. Aga kas sul oli mingi mõte seoses selle, et ajad on muutunud, et ka karskluse kontekstis. Ma rääksin sellest, et mis ajas me nagu tutvusime, on ju, et tollal ajal olidki... Ma ei tea, kas ma sinna aega tahan tagasi minna ja öelda kõiki mingid termineid, mis tollal ajal olid, aga olid mingid kohad, kus noored hängisid, on ju. Kas sa mäletad kunagi näiteks, et mina käisin reaalkoolis, on ju 9 aastat, et kui Sakala keskus maha lammutati ja Solarise keskus tehti, kas sa mäletate, kuidas seda reklaamiti või? Et Sakala keskuse asemele pidi tulema Solarise keskus, mis pidi ma ei teadnud, mis isegi oli enne Solarise keskust. No jah, ma käisin ka vist mingi teises klassis, on ju. Nii, ja seda kuidagi reklaamiti? Seda reklaamiti kui noortekeskust. Oh my god. Et sellest pidi tulema uus noortekeskus, sest seal oli lähedal nii palju koole. Oh my god, ma ei teadnud seda. Ma täiesti pastatajan ja tegelikult see on nii, aga mul on selline mälupilt, et sellest pidi saama noortekeskus ja siis kõik noored hängisidki kuskil Sollis ja siis kunagi siis tulidki Sollikad. Siis oli Subway. Oh my god, jaa. Aga mina olin täpselt see blueprint. Ma olin Sollikas, ma olin Virukas, ma olin Subways. Kahjuks. Aga elu oli selline, me nägime, mina arvan, et kuskil sellises kohtades me esimest korda tuttusime, aga lihtsalt tollel ajal näiteks üldse kogu suhe noortel nagu minu arust nagu alkohol ja kõige sellega oli hoopis teistsugune, kui see on näiteks täna. Jaa. Nii, ja kuidas te ütlete, mis erinevus teie meelest on, sest ma oskan erinevust nagu enda. Noored nagu enam võib-olla... Mulle tundub vähemalt siis, kui ma olen oma nagu väikese vennaga rääkinud, siis see on neile nii palju kergemini kätte saadavam, et nad ei taha seda enam. See on huvitav perspektiiv.
ma arvan, et ma pigem nõustun, lihtsalt minu isiklik kogemus oli see, et minu esimesed kokkupuuted pidutsemise alkohol ja selle maailmaga olid väga palju hiljem. Ma olin vist mingi 17, kui ma esimest korda üldse käisin 13. Ja olin. Jaa, täpselt. Et noh. Kas sa olid vanemad ja kui ma nägin siin neid asju tegemas, ma tahtsin ka ja siis ma olin nagu 14-13 midagi. Aga siis oli küll raskem kätte saada, ma pidin pingutama selle nimel. Ja siis see võib-olla oligi nagu ägedam või see oli nagu huvitavam või? Jah, selline, aga ma mäletan, mu ema ütles mulle alati, et see, et miks sa nagu, kui ma vanematele vahele jäin, seda olid umbes mingi, et miks sa teed seda, et see ei ole lahe. Ja siis ma enda peas niimoodi, et ma ei tee seda ilmselgelt sellepärast, et ma tahaks lahe olla. Aga kui sa nüüd tagantjärgi vaatad seda, et ma mõtlen, et ma oleks võinud oma elus nagu nii palju rohkem oma aega panustada sellesse, et ma oleks olnud parem õpilane, et ma oleks olnud, ma ei tea, rohkem pühendunud nagu muusikasse või ükskõik millisesse teise hobisse on ju, et mul on täna oma väikseid vendi nii uhke tunne kõrvalt vaadata, sest nad on meeletult ambitsioonikad selles, mida nemad tahavad saada tulevikus ja kelleks nad tahavad saada ja mis nad nagu teha tahavad. No kas sa oled hea inspiratsioon neil olnud, ma arvan? Võib-olla seda ka, me oleme sellest nagu rääkinud, ükskord mu väike vend ütles mulle, et ma teen tema unistuste tööd. Mis on elu tore, aga võib-olla aeg oligi nagu teistsugusem, et võib-olla ma just eile vaatasime algusest hakkasime vaatama seda reeturit. Ja siis seal see kogu tegevus toimub aastas 2004 ja siis kõik olid nuputelefonid ja siis ma mõtlesin sellele, et kui haige aeg oli elus, kui sul olid nuputelefonid ja sul reaalsuses tegelikult see võib-olla suureks kasvamine võttiski kauem aega, sellepärast et sul ei olnud nagu seda kokkupuudet. Ja kas ei saa olla natukene seotud sellega, et tänapäeval on nagu sotsiaalmeedias igal pool see nagu energia, et sa pead olema ettevõtja ja sa ei tohi maha magada enda mingit ettevõtlushinge ja kõike muud, et mingi 9 to 5 ei ole enam ja lock-in, mis need kõik on. Ma isegi ütleks, et kogu see karskluse liikumine minu perspektiivist on tund ka sükeste inimeste nagu Andrew Huberman ja mis iganes nagu tervise inimeste poolt ja see on ainult selle pärast saanud üldse nagu juhtuda, et on nagu sotsiaalmeedia ja on süke asi nagu, mis on äge ja mis mitte, et kunagi. No jah, okei, seal oleks nii palju rääkida, mis kõik oli kunagi teisiti. Suures pildis nagu see kogu karskluse pool, see on nagu väga positiivne ja ma nõustun sellega nii mitmel tasandil. Aga ma arvan, et me inimestena võib-olla ei peaks nagu, ma olen ise vist ka iseloomult hästi selline, et mulle meeldib kogu aeg panna endale mingisuguseid nagu piire või öelda, et okei, nüüd ma käin hästi palju, täpselt selline mingisugune, aga ma viimasel ajal lihtsalt aru saanud, et ma kogu aeg üritan olla parem mina ja nagu ideaalsem ja perfektsem ja see on kogu aeg mul nagu, et kui me räägime ka mu poobist ja mingitest asjadest on ja kui me käisime ka Kroonikal ja siis sa jälgid ka erinevaid inimesi, kes seal nagu back'is on ja lähevad umbes, hakkavad lavale minema, siis ma nagu panin ise ka tähele, kui palju rohkem mind näiteks huvitab see, kuidas ma nagu välja näen, ma ei suuda kunagi chillida selle poole pealt. Et ma kogu aeg võiks nagu enne lavale minekut korra veel vaadata peeglisse, panna võib-olla selle ühe juuksetuti niimoodi ilust, aga tegelikult see ei ole nii oluline, et sa ei saa kogu aeg ka enda nagu vaimsuse ja füüsise osas otsida seda mingisugust ideaalsust taga vaata, et ma arvan, et see on mingi konstantne areng ja võib-olla see, et oluline ei olegi ainult see karsklus, vaid see, mida me nii-öelda selle kõigega saavutada tahame, et võib-olla parem vaimne tervis ja füüsiline tervis, et võib-olla need on nagu selle poole pealt olulisem. Ma ei tea, kas minu lugu nagu samastub sinuga, aga ma ei tahtnud ka alkoholi juua väga mingi aasta aega, sellepärast, et ma tahtsin hea välja näha ja ma nägin, et alkohol ei ole ju hea su nagu mingi kehale, tegi pakne mul ja nii edasi. Ja siis ma joonudki, et näha lihtsalt välja hea. Mis päeva lõpuks ei olnud väärt seda, nüüd ma tunnen, et ma saan nagu tasakaalu luua selle vahel, aga ma nagu tunnen seda sama, et vahest lihtsalt. Aga see ei olegi, ma arvan, alati jah, võib-olla see mingi äärmuste loomine ongi kõige nagu äkki siis ebatervislikum. Et ka näiteks mingid trennid ja asjad võivad olla nagu väga sõltuvust tekitav. Mina lihtsalt olen väga nagu sõltuvusse jääv isiksus. Ma ütlesin eelmises osas, et ma olen inimene, kes eksperimenteerib äärmustega. See on nii minu loomuses käia nagu iga uue asjaga, mis mu elus on, ma pean külastama äärmust, et tulla keskele ja ma arvan, et niikuinii nagu ühiskond toimib ka veits niimoodi, on ju. Ja iseenesest ma nõustun sellega, et ükski äärmus lõpuks ei ole nagu jätkusuutlik, aga mõnikord see toob nagu mingi tasakaalu jälle. Et kui mul tunne, et selle
ongi kogu karskluse ja mingi tervisele, noh, üldse see, et ma olen üksinda kodus, ma ärkan laupäeval ka kell 7 ja ma teen mingi enda parandamiseks absoluutselt kõike on ja üritan kogu aeg olla parem. Et selle nagu vastand on ju kõik, mis me näeme nagu mingitest sarjadest või me siin enne episoodi rääkisime Sex and the Cityst või mingi Gossip Girlist. Okei, no nendel saadetel on nii palju rohkem lore'i ja ilmselt nagu taustalugu ka on ja. Aga noh, see mõte, et minu 20 on see aeg, kus ma pean no ja seda siis elu elama. See 20 on jällegi see, et kui ma näiteks vaatan nagu oma vanemaid ja nende sõpru, kuidas nemad elu naudivad, siis nemad endiselt suhtuvad ellu täpselt samamoodi. Et noh, võib-olla meie oleme lihtsalt nii palju rohkem teadlikumad, et näiteks kui meie vanemad noored olid, siis nemad eluses ei mõelnud sellele, kas on tervislik juua või mitte. Nemad, ma arvan, elasid selles ja võib-olla selles hetkes elamisest ma üritan võimalikult palju viimasel ajal kinni võtta, sest mul on seda väga raske teha. Et võib-olla mu nagu töös ka see areng on lihtsalt igavene ja need kõik asjad, mis tulevad, sa pead paratamatult kogu aeg mõtlema, mis sul karjääris edasi saab, et sa ei saa lihtsalt jääda chillima ja mõtlema, et nüüd on kõik olemas, aga samal ajal seal kaob vahepeal ära see mingisugune hetkes olemine. Ja no päeva lõpuks ma arvan, et me nõustume nagu kõik sellega, et ongi igas asjas see keskpõrandale kokkutulek või tasakaal on see, mida me niikuinii otsime. Seega me ei ole keegi seda meelt, et nagu täiesti ennast alkoholist, sotsiaalelust ja kõigest sellest eraldamine oleks nagu tervislik. Minu küsimus on, et kuidas nagu, mis te arvate, mis on need komponendid? See on see, mida mina üritan enda jaoks lahti mõtestada nüüd, kui ongi nagu jälle ilmad loodetavasti lähevad, on ju paremaks. Järjest rohkem tuleb neid spontaanseid plaane, et lähme ja ma ei tea kuhugi sünnipäevale välja, mis iganes. Ja ma kogu aeg leian ennast olemas nagu, et okei, kuidas ma teen selle õhtu või selle ürituse enda jaoks nagu võimalikult nauditavaks, et ülilihtne on lihtsalt minna vooluga, aga selles mõttes liiga palju kaas, et keegi pakub, ma ei tea, et ongi, teeme neid šotte, okei, ju ma siis teen, lähme sinna, ju ma siis teen, võtame need inimesed kampa, ju siis on ja, et kas teie jaoks on nagu mingid siuksed põhimõtted või must have asjad, mis teie jaoks väljas käimise teevad, nagu Laura ütleb, et tema teeb kõike strateegiliselt, tema liigub alati strateegiaga. Okei, no siis ma kuulakski selle strateegiku kuulame kõigepealt strateegiku arvamus. See strateegiline liikumine tuli ainult sellest, et kui me seda episoodi planeerisime, ma proovisin leida mingit head nagu lugu, mingi kuidas ma pidutsen. Ja mul meenus, kui The Weeknd käis Tallinnas. Ma tahtsin The Weekndiga pidutseda muidugi ja ma teadsin, et kus ta ööbib. Ma teadsin, kus ta ööbib ja me panime sinna. Ja see lugu on juba nii haige, nii et ei, ma tean nagu, ma unistan suurelt, aga ma ühtlasi ka teadsin, et The Weeknd lendab öösel ära, aga ma ikkagi panin, ta ööbis Radissonis, ma ikkagi panin laua üles siis seisse, kus mulle meeldib väga tihti käia, sest et seal on head joogid, söögid. Ma panin sinna laua ja ma arvasin, et ei ole vabu laud, aga oli. Ja me lähme pärast The Weekndi kontserti sinna, terrassile õues on pime, mis toime maha, äkki ma saan pilte lisada ka. Loodame. Ja üks hetk mu sõbranna mingi su taga on Mike Dean. Mike Dean siis avas The Weekndi kontserdi, ta on väga tunnustatud produtsent on ja ma ei tea, mida välja nägi isegi, aga mu sõbranna teadis. Ja siis me istume seal ja ta hakkab ära lahkuma ja ma jooksen järele ja ma olen mingi hei, teeme pilte mingi nii edasi, tegime pilte ja siis ma olin mingi okei, ma pean rohkem nii tegema. Et välismaal on ka nii. Minu meelest sa oled ülihea selles, et ilma palju pingutamata sa mõtled kohe nagu selle peale, kuidas, mis iganes õhtust või üritusest maksimum võtta ja oled kohe nagu, kuidas mina saan endale eeldused luua selleks, samal ajal ka hetkes nagu edasi olles. Ja, minu must have on, mul peab olema kaasas alati nagu üks sõbranna, kes on lihtsalt nii loko, et temaga ongi teed shotid, lähed kuskile lavale või lähed karaokebaari või sul peab olema lõbus, sa oled siin heaks ajaks, mitte pikaks ajaks. See on minu strateegia. Kui ma sind kuulan, siis ma lihtsalt tunnen vist, et ma olen täielik vastand. Väga põnev. Ma olen nagu see vend, kes tegelikult vist pidudelt ikkagi päeva lõpuks, ma tahan nagu kogu aeg koju minna. Aga see on okei. Ja nagu, kui on mega hea pidu, siis ma võin, aga nagu jah, peab olema nagu mega lahe pidu, et ma tahaks lõpuni ja ma ei viitsi vist nagu otsida neid võimalusi või... Ja minu jaoks on oluline seltskond. Pidu isegi peab nii hea olema kui seltskond on hea. Aga sellega ma olen nõus jah, et aga jah, võib-olla see strateegilisus minus nagu puudub. Mis sinu jaoks nagu heast peost hea peopäeva lõpuks siis teeb?
ma olen üldse viimasel analüüsinud, millised peod mulle meeldivad, et tegelikult mulle meeldivad majapeod. Ja ma nõustun. Või nagu, üldse ma nüüd kolisin uude koju ja mul on palju suurem kodu, kus ma saan nüüd lõpuks sõpru hostida. Ja ma võin enda juures vabalt pidusid teha ja ma eelistan seda, et nagu vahel arvan, ma võin chillida kuskil mökus või kui on olnud mingid väga lahedad ma ei tea, mingid üksikud, mulle meeldivad just trummipassipeod väga, aga mulle meeldivad sellised, üks pidu oli kuskil Fonoteegis ja seal ei olnud väga palju rahvast ja mulle vist ei meeldi enam väga palju inimesi ühes kohas. Mulle meeldivad oma inimesed. Ma tunnen, et ma ei suuda ennast, ma olen nagu liiga teadlik enda mingisugusest olekust ja sellest, et ma ei julge kunagi nagu juua kuskilt üle mingisugused, kuigi on üksikuid pidusid, näiteks kui oli kurbad uudist, Tallinn Music Weeki paneel ja see toimus ka T3-s. Ja siis ma olin just kolinud oma uude korterisse ja siis ma kutsusin oma 2 sõbrannat enda kööki pesema, sest me pidime selle köögi nagu puhtaks tegema. Ja siis me mulli samal ajal ja ma olin nii heas tujus. Et ma jõudsin sinna T3 ja siis ma vaatasin oma leibeli onudele otsa, kes seal mürtsi müüsid ja siis ma ütlesin, mul on täna täiega minek. Ja siis no selge. Ja sealt saabki alguse kõige paremad asjad, nagu kui sul on hea tuju, siis... Ja me isegi ei teinud midagi erilist tollel õhtul. Me lihtsalt vaatasimegi seal neid laive, siis oli veel Boibiset lõpuks. Ja vist oligi nagu nii palju toredaid sõpru oli seal ja tuttavaid. Ja võt sellist. Aga vahepeal näiteks minu jaoks hästi palju tuttavaid inimesi on mega overwhelming. Ma olen nagu see inimene, et kuskilt kaudselt ikka tead kedagi, kes näiteks kui sul on mingi sõbranna kaasas, kes on ainult näiteks minu sõbranna on ja me lähme kuskile, ma ei tea, lähmegi sinna Music Weeki paneelile on ja nemad võib-olla ei tea mingid musa skene inimesi või siis tuttavaid ja siis ma olen see üks sõber, kes ütleb kõigile tšau ja siis see teine sõber seisab seal kõrval ja siis ootab, kuni see sõber saab kõigiga oma tšaud ära ja mulle ei meeldi tegelikult olla see sõber, aga See vist oleneb, kas sa social butterfly või mitte. Sest ma arvasin väga pikalt, et ma ei ole, aga ma olen hiljutis nagu astunud sinna faasi, kus mulle meeldib sotsialiseeruda ma olen vist täielik social butterfly, aga ma ei suuda, mul ei ole nagu südant käia või ma isegi kui ma kaudselt tunnen sind, siis ma hea meelega kallistan ja ütlen tšau, kuidas läheb ja siis sa nagu aga see on meie armas väike Eesti, ma nagu tegelikult naudin seda meeletult Ja mida rohkem ma teid kuulan, seda rohkem segadusse ma iseendast lähen, sest sa nagu nõustud meiega, aga sa ei koge seda niimoodi. Ja vaata, kusjuures mida mina olen õppinud embrace'ima täiega, see on olnud väga tervislik ja äge, ma soovitan. Siit tuleb alati ohtlik alati, ma olen õppinud seda embrace'ima. Aga ma olen õppinud tõeliselt nagu aktsepteerima ja isegi, mis on eestikeelne väljend nagu, et tsuliin in, et nagu tõesti sellesse kogemusse sisse minema, mis on see kogemus, et ma appi see kõlab nii klišeelt, ärge mõistka hukka, aga et sa reaalselt õpid ennast tundma ja let's talk about it. Mida see tähendab? Kõik ütlevad, et 20 on selleks, et sa õpid ennast tundma. Ja ma olen aru saanud, et mõned õppetunnid tulevad reaalselt läbi nagu tegevust, et ma tahaks väga olla see inimene, kes teoorias õpib kõik ära ja siis teeb kõike õigesti. Ma pidutsen õigesti, ma otsin need 10% need kõige paremad peod, ma käin ainult nendel, kõik on alati tasakaalus ja ma olen õppinud või üritan nagu väga olla selles olekus, et sa pead ka nagu eksperimenteerima. Et kuna minu nagu väga üks faktor, mis minu nagu väljas käimist ja pidutsemis sükest harjumusi mõjutab, ongi see sama sotsiaalne ärevus ja kõik, mis sellega nagu kaasneb. See, et kui tulebki tuttav, et siis alati ma jään liiga pikaks ajaks rääkima. Kõik see, ka nagu eneseteadlikkus on ju, et sa kogu aeg analüüsid seda, kuidas sa... Sa ei käi väljas, sa näed neid nii harva. Ja siis, kui sa näed neid üks see vist on ikkagi nagu... Ma ei tea, minul on ka pigem nagu sotsiaalne ärevus. Ja mul on nagu... tunne, et ma üritan väga palju analüüsida, milline mina inimestele paistan, aga tegelikult kedagi päeva lõpuks vist... Nad ise ei analüüsi nii palju sind, kui sina ise. Nad ei mõtle sulle nii palju, mul on ka tihti see arusaam. Ja kusjuures ma ei ole kunagi pannud otseselt tähele, vaata räägitakse, et kuidas koroona mõjus ühiskonnale. Ja ma olin alati nagu, mis ta ikka mõjus. See oli nii iseenesest mõistetav, et oligi aeg, kus me nagu ei käinud välis. Nüüd ma hakkan mõtlema, et võib-olla sealt sai natuke kurja juur alguse. Võib-olla ma harjusin nii ära sellega, et sa oledki nagu alati esimene valik on olla üksinda kodus. Ja siis ma hakkasin just mõtlema, et mis inimene minust niimoodi saab. Aga ma arvan, et ikkagi mingis osas on
et see nagu tundma õppimine, see mingi õigesti tegemine, ma arvan, seal ei ole tegelikult sellist asja olemas, vähemalt mina usun sellesse. Ja noh, ma tean, me räägime siin 20-ndatest on ju, ma nagu vaikselt hakkan jõudma oma 30-ndatele lähemal on ju. Et vist ajapikku sul lihtsalt on rohkem suva. Terviseks. Aitäh, nii. Tervist on vaja. Jaa, tervist. Et ajapikku on rohkem suva. Jaa, et nagu sul vist, sa lased nagu mingi hetk kuidagi asjadel minna. Lased lahti kõigest. Et noh, me räägime vaata täna väga süvitsi sellest, kas pidudel käia või mitte, kui käia, siis kas seda teha nagu õigesti. Aga ma kuidagi just viimasel ajal üritan jõuda sinna, kus ma ei mõtle üldse selle peale. Hashtag ärme mõtle üldse. Oota, aga see on ülihea mõte, millest sa peaksid kinni haarama, sest ma tunnen, et kui sa tuled välja, sa alati tahad, et kõik läheks õigesti. Jaa, aga tead, kus see tuleb? See võib ka valesti minna. Öelge mulle, miks minu õudusunenägu on see. Me natuke jõuame siit nüüd nagu selle segmendi juurde, et pidutsemise nagu propagandad, mille küüsi me ei taha langeda. Kõige hullem asi minu jaoks on õhtu, kus ma kulutan räigelt raha mingitele jookidele, ma läbi nende jookide ja alkoholi tarbimise ma jõuan seisundisse, kus ma ei saa sõita enam, on ju, kui ma mis iganes on ju, sul tõenäoliselt ei ole väga hea olla ja see õhtu nagu ei lähe kuhugi. Vot minu jaoks see vist on kõige, võib-olla ma pean aktsepteerima seda reaalsust ja siis sul ongi, siis saavadki asjad juhtuda, kui sa ei aja taga kogu aeg seda parimat õhtut aga elus. Aga mina arvan näiteks, et seal on nagu lihtsalt see küsimus, et kui sul iga õhtu oleks, kus sa käid väljas, oleks meeletult lahe õhtu. No ja siis et siis esiteks, ma arvan, see võlu kaob ära. Ja teiseks, ma ei tea, võib-olla vahel, kui ma olen peolt koju läinud ja näiteks mul oli just see nädalavahetusel, mul sõbrad korraldasid pidu. Ma läksin korra sealt peolt läbi, aga kuna mul oli olnud eelmine päev laiv, mul oli hommikul 2 laivi, siis mul oli sellel samal peo õhtul, siis oli laivi järgmine päev ka. Siis ma ei saanud nagu mitte mingisuguses nagu settingus kuidagi, ma isegi kartsin, et mul nagu hääl väsib selles peokeskkonnas ära, et ma ei saanud kellegi nagu väga rääkida. No ja alati on ju see, et sa pead karjuma, et sa üldse kuuleks midagi. Ja siis ma olin seal peol, ma arvan, äkki 15 minutit on ja siis otsustasin, et okei, suva, ma ikkagi lähen koju. Mul oli kell 1 öösel laiv, siis mõtlesin, okei, et ma lähen koju, ma korra veel olen vaikus ja siis lähen laivile ja tulen sealt peolt välja ja nagu kõik mu sõbrad jõuavad järjest nagu taksodega sinna peole. Ja siis kõik veel on mingi tule pärast veel peole, et kindlasti näeme. Ja siis ma läksin koju ja siis istusin üksinda seal diivani peal. Okei, mitte üksinda, mu kutsu oli ka, kes oli väga rõõmus, et ma olin tema juures kodus. Siis ma istusin ja mõtlesin, et mul on nii kahju, et ma ei saa oma sõpradega praegu seal chillida ja juua ja tantsida. Ja siis ma läksin, tegin selle laivi ära ja isegi veel korra kaalusin. Mõtlesin, et okei, et äkki ma... Ja siis mõtlesin, et okei, suva, et ma lähen koju ja järgmine hommik ma ei kahetsenud mitte üheski nagu küljes seda, et ma sinna peole ei läinud. Muidugi ma arvan, et mul oleks väga tore olnud oma sõpradega, aga kõik korrad, kus ma olen peolt varem koju läinud ja võib-olla ma isegi olen teinud paar jooki ja ma olen võib-olla seisundis, kus ma ei saa koju sõita või mis iganes on ja, aga ma jõuan lõpuks koju ja mul ei ole hommikul halb olla ja ma olen rõõmus, et ma olen õhtul kodus ja võib-olla see on ka mingi asi, mida me õpime ajas nagu aksepteerima. Et see mingi FOMO on või täiesti üldse suvaline. Vaata, see on nii kummaline, me oleme rääkinud ka sellest, et kuidas üldse alkohol kellelegi vaata mõjub. Et ma ikka nagu järjest enam tunnen, et mul on aastad veel ees, kus sa õpidki läbi eksperimenteerimise, mis su nagu kehale sobib ja mis mitte. Aga ma olen elevil, et ühtepidi võtta Lauralt šnitti selle nurga alt, et liikuda strateegiliselt. Reaalselt just selle, vaata mulle see mõte nagu jällegi meeldib, et kui sa juba lähed, siis sa võtad nagu selle hoiaku, et sellest tuleb hea õhtu niikuinii. Muidu ei tule, see on iga päevaga ka, kus hommikul ärkad, kui sa nagu hästi inspireerivaks, aga minu meelest mina liigun niimoodi. See on nagu mentaalselt ka palju parem. See on nagu pigem vist igapäevased ka valikute küsimus, et asjad võiksid olla nagu väga... Ja võib-olla nagu ma olen ajapikkuga aru saanud, et võib-olla pidutsemine ei olegi elus nagu kõige olulisem. Et näiteks laupäeval siis ärkasin hommikul üles, otseselt, mul oli esimene mingi vaba hommik, kus ma sain lihtsalt magada. Ärkasin üles, otseselt mingit plaane ei olnud, teadsin, ma sõidan siis õhtul nagu esinema. Siis me käisime päeval Vestas. Seal oli mingi õue aia häng on ja kõik teised jäid mulli seal. Sa räägid Vesta. Nüüd on õueala või?
Neil on suur aed ja siis neil oli just seal mingi pidu, kus sa said siis, seal oli nagu DJ, said mingid lillepärgi teha, siis seal oli veini degusteerimine. Kus ma elanud olen? Oi, see oli mega tore. Äkki neil tuleb veel? Ja, sellel tasub silma peal hoida. Aitäh, sa annadki meile sinna suve ideid, davai. Ja siis käisingi seal ja siis seal oli... pakuti siis nagu mulli, siis ma küsisin, kas alkovaba mingit jooki on ka ja siis nad pakkusid sellist veini ja õlle mingit üks Mikkelleri siis jook, mis on selline veini ja õlle segu ja ma ei tea, mul ei olnud nagu midagi selle vastu, et ma seda jõin ja kõikidel teistel oli lõbus ja kõik jäid mulje, et ma arvan, et see on nagu me ei peaks enam nii suurt teemat tegema ka sellest, kas inimesed joovad alkoholi kuskil või mitte. Palun vabandust, praegu ma avan oma telefoni ja on uudis. Justin Timberlake pidutses laupäevast alates Tallinnas, seal samas Radissoni hotelli üleval, kus mina Mike Deaniga tegin kokteile. Siin on pilt Justin Timberlake'ist ja see on strateegiliselt liikumine. No võt, kui ma oleks seal nädalavahetusel, ma oleks Justin Timberlake'iga pidu pannud. Kusjuures rääkides erinevat tüüpi hängidest, ma teen otsa lahti nende propagandadega, mille küüsi meil lange. Minu jaoks üks tüüp hängi, kui nii võib öelda, on see tiks, et lähme teeme kokteilid kuskil baaris. Baari tiks on minu jaoks võib-olla üks kõige mõttetumaid asju. Ma mõtlen selle all seda, et mitte ta mingi sünnipäev või midagi, et ongi nagu lähedased sõbrad ja meie plaan oma vahel on see, et me lähme istume mingis baaris ilma mingi plaanita kuhugi edasi minna. Lihtsalt raha kulub, ma ei kuule sind, ma pean karjuma, ma oleks iga kell pigem kodus. Sa lihtsalt ei ole saanud head kogemust jälle, sest et minu puhul mina armastan seda. Ma lähen just see nädalavahetus ka tüdrukutega. Kus sa lähed? Kas võib ka tulla? See nädalavahetus tead, ma ei taha. Ei, see või tulla. Aga tüdrukutega, kus ei ole ka mu näinud, üks on ju välismaal ülikoolis, teine teeb omi asju, siis saate kokku, joote häid kokteile, naudid ükse seltskonda, teete nalju, catch up'ite, vaatate ajast tagasi mingi lõbusid lugusid, mis iganes, nagu reunion vaata. Et see on põnev ja pärast, kui ongi spontaanne, näed, oota, ta on väljas, lähme sinna, lähme edasi, lähme sinna. Ma olen vist sellises vanuses, kus me sõpradega ka plaanime nagu mingisugust kokkusaamist. Selline, no et seal kuskil juuli 4. teisipäev. Ja. Mul oleks aega. Aga samas, noh. See oleneb väga vanusest, ma arvan, et me kolmekesi siin ma võib-olla ei tohi seda siia kõrvale mainida, aga Maria enne poole suuga ütles. Mida ma ütlesin? Ma räägin pärast. Mida? Okei, räägi pärast siis. Ei, sa võid ka praegu räägida. Et nagu kui vana sa oled? No asi ongi selles, et ma räägin 20-ndatesse. Sest ma ei arvanud seda nagu üldse. Ma ei ole isegi astunud 20-ndatesse. Ei no šokeeriv, ma ei teadnud. Ma tean, aga ma tunnen, et ammu olen juba. Järjest nooremad inimesed käituvad nagu nad oleks vanemad. Mul on palju saavutada, ma ei saa mängida last siin. Ei, faktid. Aga no seda vanemana mina ennast tunnen. Kuigi ma ei arva üldse, et ma olen nii vana, aga... On teil veel mingid propagandasid? Mul on. No. Aga kui sul on mõni hea? Okay. Mul on kohe mitu. Esimene on see, et kui ma rääkisin nende tervisest ja ma vahepeal ei joonud, siis mina julgen minna sõpradega välja nii, et nad kõik võtavad šotte ja ma tellin piparvundi tee, mis just üks päev oli. Ja nagu need, kes ei tea seda minu kohta, on alguses mingi, mis sa teed, võtta, tellivad mulle kokteili juba ära ja nagu suruvad mulle näkku ja ma ütlen, et ma ei soovi aitäh, on ju. Et vahest ei oska inimesed nagu võtta vastu seda eid. Aga et see on see, mille küsima ei lange, et ma nagu peer pressure nagu, et joo ja siis ma nagu joon. See mulle ei meeldi. Ma ei tea, kas te olete kogenud seda, et... Ei, noh. Tuleb ette. Ja mul on nagu oleneb tujust, kas ma siis lõpuks nagu... Võt mul just oli nädalavahetusel. Oli täpselt nii, et oli nagu... Vaata, ma olengi aru saanud, et üks asi on kaine peaga öelda, et ei, ma täna ei joo. Teine asi on see, kui sul on 2 jooki sees ja siis keegi on nagu nii. Ja võt oli see, ma teadsin, et see, mis nüüd tuleb, on too much mulle. See ületab mingi piiri ja piisas, no oligi 3. kord küsiti ja ma olen nagu, ju ma siis. Ja siis pärast istusin Virumäkis. Kõht muliseb, kuumalaine, Anna pidi vetsu kaasa tulema. Kõik lõppes õnnelikult, aga ma pean sellega nagu nõustuma. Mina ütlesin isegi ei sellele hot shotile ja Maria võitis ja seal ta mäkis. Aga see oligi mina katsetamas oma piira, vaata, et kas läks lõbusamaks? Ja nüüd tead, 3. jääb ära, teise võtad. Ei, see on vist juba tüütu, jah. Ma olen nõus. Mul on endalgi seda nagu vahel ette tulnud. Aga ma ei tea, viimasel ajal kuidagi ma ei tea, kas ma siis olen õppinud õigel ajal koju minema või kuidagi... Kuigi nüüd, kui me käisime Kopenhaagenis, siis oli küll, et
et Karl ja Elle olid seal. Ja siis me käisime ka umbes päeval, käisime jõime õlle, siis Elle ja Karl läksid korra koju, siis me veel trinksutsime kuskil, siis käisime veel õhtust söömas, jõime veel paar veini ja siis me läksime Karli ja Elle juurde ja siis nad olid ostnud 2 pudelit veini ja siis ühe nagu šampapudelis nagu plangu õlle. Ja siis me jõime veel need ka ära. Ja vaata, kuidas sa peale seda elus oled isegi? Ei, no vot, mul ei olnud ammu nagu nii paha hommikul olnud, kui ma üles ärkasin ja siis ma terve Kopenhaageni reisi jõin kombuchasid ja mingid Coca-Cola. Okei, kui üks lifehack on, mis ma olen isegi enda peal nagu ära katsetanud, sa pead jooma vett iga kokteili vahel klaasi. Nymfis antakse alati see klaas alati ka, see täidavad sul nagu kogu aeg. Aga sa pead jooma seda vett vahele ja sul on hommikul nii palju parem. Ja mina enne kui magama lähen, ma joon ka umbes 0,5 liitrit vett lihtsalt ja ükskõik kui palju sa pead pissil käima, sa ei kahetse seda. Mul on üks propaganda veel, no nii, mis ei haaku üldse. See propaganda on kontsa fucking kingad. Ja üldse väljas käimine, nii et sa näed fancy välja. Nagu fancyks, aga nagu kontsasid. Ei, ka minul siia alla kontsakingad on muidugi kõige hullem. See on see, mida ma ei pane jalga. Kas teie nägite, kuidas räägi sa lõpuni, siis ma räägin ka ühe loo. Ottavai, et kontsakingad on see kõige hullem stsenaarium, aga igasugune näiteks ka nagu talvel väljas käies ebamugavus välimuse nimel. See lihtsalt, ma olen aru saanud, et mina thriving kõige paremini, kui mul on endal nagu mugav ja hea olla ja need on eelised selleks, et mul saaks olla tore õhtu, kui ma pean kannatama, jalg valutab, on külm, pluss ma veel näiteks olen joonud mingit tüüpi jooki, mis mulle ei sobi või käitunud viisil, mis ma võib-olla oli mingi muu eesmärk, aga ma tean, et see ei tee minu olemist paremaks, siis see juba ongi juba allamäge minek. No kas te näiteks nägite, kuidas mina Kroonikal viimase laulu ajal laval olin või? Jaa. Sul oli, ma mäletan väga ilusat kleiti, aga olid jalanõud olid kõrged või? Ma olin palja jalu. Mida? Okei, seda ma küll ei pannud tähele. Seda ma ei näinud. Aga vaata, kui huvitav, et me ei pannud. Siis ma tegin klippi teie viimasest loost. Ma olin taga, aga nagu me ei pannud tähele ja sul oli mugav. Reaalsuses oli siis niimoodi, et alustame seda popuriid, on ju, ma olen oma kontsadega, ma olen terve õhtu olnud, ma olin juba nagu proovis ka äkki kella mingi 3 ajal, on ju, olin kontsadega, aga mul oli novembris, ma siis magasin öösel ja siis mul tekkis sääremarja kramp, siis ma hüppasin valesti püsti ja mul tekkis jalga mõra. Oh my god. Enne seda siis Eesti Laulu musavideo võtati, siis kui meile pidi olema T3 laim, mis siis ära jäi, sest mul pandi, eestas. Ja mul ei ole see nagu üldse tunda andnud, aga siis ma tunnen selle popurii keskel niimoodi, et me peame 4 tüdrukutega lavale minema. Ja ma tunnen, et mul on nagu jalg, siit maalt lihtsalt terve jalg on krampis. Ja siis võtsin korra kontsa ära, mõtlesin, panen kontsa tagasi, sain aru, et kohe, kui ma kontsa tagasi panen, siis ma ei suuda seal laval kõndida. Ja siis mõtlesin, et suva siis, ma läksin palja jalu. Aga mitte ma nagu niisama juba ei oleks kõigist nagu mingi poole keha võrra lühem, on ju. Ja siis stilist oli ka vaadanud telekas, ma mõtlesin, et issand jumal, et kuidas see nagu ingel nagu nii lühike välja näeb. Siis ma lihtsalt rokkisin palja jalu ja laulsime seda. Ja siis mõtlesin, et siis on nii. Ma olen esimene, kes on paljajalu. Kui ma olen endale kuskile sa oled esimene seelikutaga. Ma olen esimene, kes võtab mingi riideseme ära, et oleks mugavam. Aga minu puhul, ma just hiljuti olin ka, välismaal ma lihtsalt tunnen, et ma pean kontsertes käima vahest. Ma tahan hea välja näha ja pilte teha. Aga ma lihtsalt joon sinna maani, kus ma ei tunne enda jalgu enam. Ja seda valu enda jalas. Ma olin 7 tundi kontsasaabastega pluss lümfitursega. Okei, ma nägin seda nagu crazy. Mul on ikka see turse. Ma tean, mu perearst, ma loodan, et ta ei kuula seda, sellepärast, et ta reaalselt paneks mu kuskile kongi, kui ta kuuleks, et ma käin kontsakingadega praegu. Aga see lihtsalt see klõps ja piu-piau on nii mõnus. Mina tulen järgmine kord ergonoomiliste sandaalidega peole. Mind ei koti. See on lihtsalt, ma räägin, see ongi definitsioon sellest propaganda, mille küüsi ma ei lange. Mind ei huvita, et Carrie Bradshaw käis oma manolodega ja oli särav ja äge. Sellest ei saa kunagi olema mina. Üldse kontsakingad on väga kahjulikud. Sellest ju ometigi peaks rohkem rääkima. Ei, ma tean seda väga hästi. Ergonoomilised sandaalid. Kes ütles, et mul pole talad seal sees? See ei loe. Tänapäeval sa võid pidžama pükstes ka minna kedagi kotida. Ja seda tõestas see, et mitte keegi ei vaadanud mind öösärgis imelikult nüüd flatil. Ja minu meelest see on nagu äge, et see stiil läheb sinna, et sa võid olla, vaata see on juba nagu üks samm sinna poole, et ma võin küll tulla välja, kui sa lubad mul tulla dressides. Isegi dressid tänapäeval paned mingi äge chain, vaata mingid. Ja see on slay.
ma olen nõus. Et pole mingit põhjust, miks kontsakingade propaganda ma ka ei usu kontsakingadesse. Ja tegelikult nagu suures pildis meie pika jutu lõpetuseks me ikkagi ei usu ka selles, et pidudel peab jooma, et sul oleks lõbus. Ma arvan, et see on nagu isiksuses ja inimeses kinni. Ma saan aru, mõned inimesed on endalgi sõpru, kes on nagu 2 erinevat inimest kainena ja peol ja see on ka okei. Mõndadel ongi vaja seda mingit väikest kikki, et kuidagi avaneda või suhelda. Aga jah, ja siis ma arvan ka, et alati ei pea väljas peol käima selleks, et oleks tore. Ja ma nõustun, et võib-olla minu jaoks vähemalt ikkagi see koht, kuhu püüelda on see, et sul ei ole vaja seda jooki, aga sul on nagu see vabadus seda võtta, kui sa tahad, sa tead nagu mida, kui palju, kuidas, nii et sul oleks hea olla. Ja mina olen alles sellel teekonnal, nii et võib-olla suve lõpus tuleb update episood siis. Kõik on kinni mõtteviisis. Meil on suvi on ees, ma just tahtsin nagu otsi kokku võtta, et ma ei tea, kas me midagi väga tarka õppisime, aga meil oli väga... Ma ei tea, kas me mingisuguse lahendini jõudsime. Minu mõnest leidsime selle, et ei tohi nii tõsiselt võtta kõike ja leida tasakaal selle vahel, et käia väljas, elada elu, tunda ennast hästi veel noorena ja siis samal ajal nagu... Aga mina lihtsalt, jah. Et samal ajal ka nagu hoida tasakaalu selle töö ja kui sa oled väsinud ära mina arvan, et tasakaal ikkagi on see, et me peaks inimestena nagu... Et ma arvan, on väga palju mingisuguseid inimesi, kes näiteks defineerivad ennast läbi pidutsemise, aga ma arvan, on nagu oluline, et kui sa oleksid näiteks see inimene, kes tunneks ennast megavabalt pidutsedes ja sul oleks ülifun iga kord ja sa oled ülilahe inimene pidudel, et kui sa ei teaks, milline inimene sa väljaspoolt seda oled, et minu arust see on nagu palju kurvem. Ja lõpuks ma arvan, on minu jaoks, mida mina siit vestlusest välja võtan, on see põhimõte, et küsida nagu enda käest, et milline, no mitte nii suurena, et milline inimene ma olen, aga mida mina nagu praeguses hetkes, ma ei tea, tänaselt õhtult või sellelt suvelt või mis iganes nagu tahan, isegi võib-olla natuke nagu isekalt, et väga lihtne on nagu lasta endal kujuneda läbi enda ümber olevat inimest on ju, või võtta üle mingite teiste mõtteviise, aga alati on, ma arvan, et eriti meie vanuses on hea nagu iga mõne tagant teha see check-in, et kuidas mina isiklikult päriselt ennast mis iganes asja osas nagu tunnen. See on see, mida mina praegu siis väljas käimisega teen, mulle tundub. Väga ilus mõte siia lõppu. Nii, ja on sul veel midagi siia lõppu, kallis ingel, jagada? Kas mõte inimestele tänasesse päeva, kas üleskutse, ma saan aru, et sul tuleb väga palju esinemisi, see osa läheb 18 juuni läheb ülesse. No võt, siis ongi kohe on Pühajärve on ukse taga. See aasta ma olen Võnkel, mis toimub Hiiumaal. Millal see toimub? See koega. See on hea küsimus. Suvel? See on vist juuli lõpp, kui ma ei eksi. Ja siis on Treskifest ja siis on Nublikum. Ja kus Nublikum toimub? Keilas. Selge. Nii et palju ägedaid festivale, Beach Grind ja igast ägedad festivalid. Ma olen mega elevil suve pärast, aga ma lihtsalt tahaks, et see suve ilm nüüd jõuaks järgi. Et see on ka üleskutse sellele, kes iganes neid nuppe krütib seal kuskil kohas, et tšau, me oleme siin ja me tahaks, et suvi algaks, me saaks oma aperoli päikse käes nautida. Vihma käes ei ole väga see ei ole mu lemmik. Kuulake Eesti muusikat. Soovime palju edu sulle laividel. Ma tänan. Nii tore, et te mind kutsusite. Maria kirjutas me niimoodi, nii tore. Aga selge, siis paneme pillid kotti, aitäh sulle. Ja, aitäh teile. Bye!